Me räägime kindlustuste teemal just sellest vaatenurgast, et väga paljud inimesed kahjuks, oled sina ka Robi kindlasti kuulnud väidet, mul on liisingu auto. Et umbes liisingu autol tuleb teha kõik hädapärane, aga ei midagi rohkemat. Näiteks, kui teil on auto ikkagi saanud kerged kriimud ja väikesed mõlgekesed peale nende aastate jooksul, mis on teie kasutuses olnud, ja lähete ükskord tagasi viima, siis selgub kurb tõsiasi, nimelt liising ei võta teilt seda autot sellisena vastu ja te peate seda minema oma kulu ja kirjadega parandama. Selle looga me tänast saadet alustamegi ja ma arvan, et võikski asja juurde asuda. No üks põhjus võib-olla, miks inimesed ei lase neid teisi vigastusi siis korda teha, kaasneb topelt oma vastutus, aga tegemist on liisingu autoga, selle peale inimesed ei mõtle, et ega liising ei taha seda mõlkis autot juba pärast tagasi võtta, kui tegemist ei ole seal kapitalirendiga näiteks. Loomulikult, et teatud juhtudel on liisingul tagasiostu kohustus ja siis on seal lepinguväärsed tingimused, et klient peab tavaliselt sõiduki üle andma ka ideaalses seisukorras. Ja loomulikult inimesed alguses ei soostu tasuma neid oma vastutusi, kuid kui pärast sõidukit tagastades selgub, et liising tahab tagasi saada korralik autot sellisena, nagu ta liisingusse anti, siis lihtsalt ei jäägi kliendil muud üle, kui tuleb pöörduda siis oma kaskokindlustuse seltsi poole ja siis suhelda edasi. Ja kui selgub, et ongi seal mitme erineva juhtumiga ja sõidukil on mitmetel erinevatel detailidel vigastusi, siis kliendil ei jäägi muud üle, kui kas leppida siis kindlustusseltsi poolt määratud juhtumite arvuga, et asuda erinevad oma vastutused või finantseerida see remont täielikult ise. Fakt on ka see, et 3 aastat vana vigastus võib olla nii palju edasi arenenud, et see töö läheb ka raudselt kadimiks. Loomulikult, et seetõttu ongi palve kõikidele klientidele, et kui avastatakse sõidukilt vigastused, siis pöörduge kohe oma kaskokindlustuse seltsi poole, fikseerige need vigastused ära, et teil ei ole koheselt sõiduki remontimise kohustust, aga kui need vigastused on fikseeritud, siis on pärast lihtsalt endal lihtsam ja ei pea hakkama seletama, et kus ja millal nad tekkisid ja millised vigastused, millest täpsemalt tingitud on. Ja kui ongi see, et vigastused on 3 aastaga suuremaks läinud, siis tegelikult kindlustusseltsil on kohustus hüvitada ja katta esialgse vigastuse likvideerimise kulud, et näiteks kui algselt on seal detailil mingid kriimud, aga ei ole täiendavat roostet ja pääseks sellega, et detail remonditakse, kuid kui 3 aasta pärast on juba detail niivõrd rooste läinud, et detaili remontimisega enam ei pääse ja tuleb paigaldada uus detail, siis uue detaili paigaldamise kulud peab andma kindlustusvõtja ja kindlustusseltsi kohustuseks on katta ainult detaili värvimise maksumus.